Ja nüüd me piirdume lihtsalt sellega, et paneme pärgi, teeme mõned kõned ja kõik. Aga samal ajal Ukraina sõda kestab. See on meie tegemata töö. Tänu sellele, et 1946-47 natsism mõisteti avalikult hukka, natsid keelustati avalikust elust, Saksamaa kui agressiivne riik oli saanud oma lõpu. Ja on mõeldamatu, et endine Hitleri Gestapo ohvitser oleks saanud Saksamaa kantsleriks. Kui sama oleks tehtud 90. aastate keskpaiku Nõukogude Liidu hindamisega, poleks saanud võimalikuks, et üks Nõukogude Gestapo ohvitser Putin oleks kunagi kerkinud Venemaa juhiks. Hind on see, et üle 20 aasta kõikides Euroopa pealinnades ja Ameerikas sajad ja tuhanded inimesed vaevavad oma pead sellega, mida see Putin teeb, kuidas reageerida, mida meie peaksime tegema. Tohutu hulk energiat, mis läheb sellele tegemata töö hinnaks, et me ei ole õigel ajal suutnud hinnangut anda. Ja tõepoolest, Venemaal on erinevad inimesi nagu ikka. Üks neist on Sergei Kovaljov, oli. Kovaljov esines siin Tallinnas umbes 20 aastat tagasi ja ta räägib, ma pean vajalikuks seda tsitaati teile esitada, ajaloolisest süüst. Kas rahvastel on ajaloolist süüd? See puudutab ka vene rahvast. See puudutab tegelikult kõiki meid. Ja Kovaljov ütles siin Tallinnas, ma ei eita sellist süüd. Olen sügavalt veendunud, et vene rahvas kannab ränka ning lunastamatut süükoormat näiteks Balti rahvaste, eestlaste, lätlaste ja leedulaste ees. Mõistagi olid aastal 39 ja järgnevatel aastatel toimunud sündmused 4 röövli omavahelise kokkuleppe vili. Aga nende saatused olid erinevad. Üks neist bandiitidest mürgitas ennast Berliini punkris, teine poodi üles Nürnbergis. Kahjuks pääsesid, ütleb Kovaljov, ülejäänud 2 võllast. Kuid, ja siin on tähtis koht, selle kuriteo täideviitjaks, nende bandiitide kavade täideviijaks oli minu rahvas. Mõned tegi seda entusiastlikult, mõned resigneerunult. Ometi nende, kui kommunistide ja natsistide kuritegudest kõnelda, siis kuni sakslased, tavalised sakslased, kes ei kuulunud SS-i, ei osalenud mingites kuritegudes, kuni nemad ei jõudnud arusaamisele, et ka nemad kannavad osa natsistlike hävituslaagrite süüst, ei saanud natsismi veel lugeda lööduks. Ja Kovaljov lõpetab. Ja kuni meie venelased ei tunnista selgelt ja valjusti meie rahvuslikku, kordan rahvuslikku süüd kommunismi kuritegude eest, kaasa arvatud Eesti, Läti ja Leedu okupeerimine, küüditamised ja mahalaskmised ning rahvusliku vabadusliikumise julm maha surumine sõjajärgsel aastal, seni pole kommunism lõplikult löödud. Aga kahetsemine algab kõigepealt häbi tundmisest selle eest, mis sa oled teinud. Ja see on tähtis mitte naabrite jaoks, kellele liiga tehti. See on tähtis selle rahva enda jaoks. Sest ainult sellest häbitundest ja oma kaasvastutusest algab tervenemine. Kui palju hoiatusi on viimasel 20 aastal tulnud? Kui palju selged märke, mis on juhtumas? Kui kaugele võivad asjad minna? Kas oli tarvis juba sellist agressiooni sellisel tasemel, et lõpuks meid raputada, et meie teadvus ärkaks, et me midagi hakkaks tegema? Nüüd on see aeg käes. Tuleme kokku tuleval aastal, et tähistada Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei 35. aastapäeva. Elagu Eesti, elagu Hirve Park ja muidugi elagu Ukraina. Ma tänan, aga ma palun ikkagi, pange püsti õige saumas, õige ausamad Nõukogude kommunistide ohvritele. Siis on tõde paigas.